Tere, mina olen Maksim Adel, artisti nimega Bisweed, ühtlasi ka raadiosaatejuht, DJ, produtsent, muusik ja ka õpetaja Gustav Adolfi muusikakoolis. Ennekõige ma ütleksin, et julgust, enesekindlust ja usku, et nemad suudavad ise luua ja luua väga head muusikat. Sest et tänapäeval on nagu ka pildistamine, muusika looming hästi kättesaadav. Ma usun seda. Ja mõned õpilased ei usu, et see on tegelikult lihtne. Teiseks, kindlasti vajavad tarkvara, millega seda teha. Mõni ei oska leida, kuidas ta täpselt, võib-olla keegi tahab teha, aga ei tea, kuidas alustada ja tegelikult alustada tulebki katsetades, ma kujutan ette. Ja kolmandaks, kui on olemas usk ja soov teha, siis on ikkagi vaja seda oskust ja oskust saab õppida. Ma usun, et Eestis see on veel natukene toores, et võib-olla mõne 5 või 10 aasta pärast ma tahaks loota, et elektroonilist muusikat õpetatakse lausa kooliprogrammi järgi. Aga mis mulle meeldib, on see, et näiteks üks minu tuttav Ameerikast praegu tegeleb sellega, et ta paneb kokku programmi veebiressurssi kooliõpetajatele, muusikaõpetajatele. Ja see programm on justkui õppevahend, abivahend nendele õpetajatele, kes tegelikult tahavad oma õpilastele tutvustada elektroonilist muusikat, tutvustada elektroonilise muusika programme, tutvustada viise, kuidas salvestada. Ja ma usun, et ka Eestis hiljem või varem või hiljem on tulemas kas või sarnane programm õpetajatele, kes ei ole ise seda õppinud, aga loodetavasti tahavad õpetada oma lastele, sest et nemad usuvad, et see on tulevik. Elektrooniline muusika on tulevik. Kindlasti on tähtis, et oleks vaikne ruum, kus meie ei häiriks, meie tund ei häiriks teisi inimesi ja kus teised inimesed ei häiriksid meid. Ehk siis enam-vähem see sama stuudiotingimus. Elektroonilise muusika produktsiooni jaoks on tihtipeale piisab arvutist, tarkvarast ja kõrvaklappidest, kuigi kui see on paaristöö, siis on ilmselt hea, kui on monitoride, ehk siis kõlarite komplekt. Mõnede õppilastega kasutame MIDI instrumente, MIDI klahvi ja launchpadi ja meie kooli väikses stuudios on meil kõlaritega ühendatud mitte ainult arvuti, vaid ka DJ komplekt. Seega selleks lahenduseks meil on vaja väikest sellist helikaarti või pulti. Meil on Yamaha AG06 pult, mis ehitab seda ahelat arvuti, DJ komplekti ja kõlarite vahel. Lisaks sinna võib pühendada mikrofoni ja ka näiteks süntesaatoreid. Mina olen juhendajana kohe algusest võtnud sellist positsiooni, et ma tahan, et
mina oleksin justkui abivahend õpilasele, kes tahab oma loovust endas avaneda ja ma püüan aidata kaasa igal ideel, mis tuleb õpilasel sellisel kujul, kuidas mina näen seda, aga samas ma usun, et see on õpilase enda vastutus õppida aru saada, mida ta ise tahab kõige paremini. Ja kuna minul endal on hästi spetsiifiline maitse, ma alati aktsenteerin igale õpilasele, et ta võiks ise süveneda sellesse, mis talle kõige rohkem meeldib. Nii tööprotsessi kui ka muusika kui inspiratsioonina, see muusika, mis ta ise kuulab, see muusika, mis ta ise tahab luua, ta peab ise seda uurima ja mul on hea meel, et paljude õpilastega või mitte isegi paljude, vaid kõikide õpilastega me leiame seda ühist kontakti, kuigi ma austan iga õpilase nii-öelda privaatruumi, privaathuvi selles, mis talle täpselt meeldib, sest kõik inimesed ongi erinevad ja paratamatult on nii, et igaühel on ikkagi oma maailm sellest muusikast, mis ta ise näeb ja see on imeline ja ilus. Juhendatava nimi oli või on Karl Hiiemaa, tema kasutas selliseid väikseid syntesaatoreid nagu Teenage Engineeringu Pocket Operatoreid. Need on syntesaatorid, neid on vist 8 tükki müügis, iga teeb erinevat häält, aga loogika neil on üks ja sama, neil on piiratud hääled, neil on piiratud võimalused, aga samas selle suuruse ja hinna eest need on väga võimsad masinad. Ja Karl kasutas 3 pocket operatorit, üks oli vist sampler, teine oli syntesaator ja 3. oli trummimasin ja selle video eesmärgiks oli tegelikult me mõlemad tahtsime, et ta õpiks neid kasutada ja kui ta tuli tundi, tal olid need juba täitsa olemas, aga ta ei osanud neid piisavalt hästi kasutada ja siis me oleme seda ahelat 3 ehitanud, vaatanud, kuidas need omavahel toimivad, millist kompositsiooni saab ehitada kasutades neid piiranguid, mis need vidinad seavad ja kasutades seda võimalust me põhimõtteliselt saavutasime eesmärki, et Karl süvenes sellesse, kuidas tuleb neid kasutada, kuidas tuleb neid programmeerida, kuidas saab kasutada programmeeritud elemente ja nende peale improviseerida laivis. Ja see oligi jam vabas vormis, mida me salvestasime video peale, kus tal olid mingisugused ettevalmistatud jupid, aga kuna see asi ei olnud tal nii-öelda läbimõeldud, et see oligi selline improvisatsioon video jaoks, mis ta tegi, siis ma usun, et tal läks päris hästi. Ma vaatan, et Teenage Engineeringu produktid on väga populaarsed noorte seas. Et ma arvan, et nemad on teinud väga head reklaamikampaaniad. Kuulus Rick and Morty sari on näiteks saanud ühes syntesaatoris enda nii-öelda kuju.
need on kindlasti nii-öelda alguse taseme jaoks väga head süntesaatorid, et tutvuda selle elektroonilise muusika programmeerimisega. Need on kaasaskantavad, need on lihtsad, nende loogika nõuab natuke aega, et sellesse süveneda ja sellest aru saada, kuigi siis, kui see on selge, see kõik need emotsioonid, mida saab muusika inimesele tuua ja mida saab üks elektroonilise muusika pill tuua kasutajale, see Teenage Engineeringu produktid on võimelised seda teha. Mida ainult Pocket Operatorid, näiteks OP1, mis on palju kallim ja natuke suurem, aga palju võimsam süntesaator, kaldkriips sampler, kaldkriips instrument, on lihtsalt imeline asi, mida kasutavad ka professionaalselt muusikud. Soovitan kindlasti. Ma olen tutvustanud erinevatele õpilastele ühe või kahte, mis mul endal on, aga ma näen, et paljudel on, igaühel on tegelikult juba välja kujunenud see huvi või see suund, mida nad tahavad õppida. Nii et praegu Karl Hiiemaa on vist ainuke inimene, kes tahtis neid süvitsi õppida. Suured tänud teile!